Rasvumine tõmbab ligi paljusid erinevaid kroonilisi haiguseid, olles nende oluliseks riskifaktoriks. Näitena võiks tuua uneapnoe, teise tüübi suhkruhaiguse, kõrgvererõhktõbi, erinevad liigestugiaparaadi haigused, naisepoolne viljatus näitena. Ja on hästi teada, et kaalu langedes, ükskõik mis põhjusel me selle või kuidas me selle saavutame, paljud nendest haigustest kas kaovad täielikult, lähevad remissiooni, näitena kui teise tüübi diabeetikul veresuhkrud normaliseeruvad ilma ravita, või siis leevenduvad oluliselt, et siin selline parem näide on erinevad lülisamba ja liigese haigused, et sel puhul me ei saa rääkida sellest, et normaalne liiges taastub, kui ta on ära kulunud, aga selge on see, et koormus liigesele väheneb ja sellest tingitud kaebused samuti ja peab arvestama ka seda, et ükskõik, kas me räägime siis liigeshaigustest või muudest kroonilistest haigustest, et kaalu langedes nende edasi arenemine, süvenemine, progresseerumine aeglustub oluliselt või mõningatel juhtudel peatub täielikult.